Fotogene 2012. Oleme tulnud Panasonicu halli, et vaadata lähemalt üleeile ametlikult välja kuulutatud kaamerat Panasonic EH3. Üleeile oli siis see päev, kus välgu ja mürina ja suure auruga esitleti Panasonicu uut peeglitega kaamerat, milleks on GH3. GH3 on nii pildistajale kui filmijale suunatud kaamera. Eriti muljet avaldama loomulikult kõik need featuurid ja omadused, mis tal on just filmija jaoks pandud. Nagu öeldud, on GH3 peeglita kaamera. Kui vaadata nüüd tema kere ja korpust, jah, ta on võib-olla mõnest peegelkaamerast kompaktsem, aga tegelikult kompaktsest kaamerast on muidugi asi juba kaugel. Ja vaatamata sellele, et siin peeglid ja ütleme siis ka optilist pentaprismat ega midagi sees ei ole, on tegemist väga tõsise kaameraga. Alustuseks, nagu näete, siin nuppe on ikka enam kui küll. Ja mis on muidugi eriti hea on, siin on hästi palju selliseid FN-nuppe üle terve kere laiali pandud. Mis tähendab seda, et siin on 5 funktsiooninuppu, mis on kõik programmeeritavad. Vastavalt siis pildistamissituatsioonile või pildistaja soovile kasutusele vajadustele. Samamoodi on valikuketta peal kõik vajalikud programmid, manuaalne, sääriprioriteet, tavaprioriteet, kõik tuttavad ja samamoodi 3 kasutaja eelseadistatavat režiimi. Mis on veel muljet avaldav? Autofookuskiirus, loomulikult, sensor, nii pildiotsi sisse kui ka ütleme siia ekraan, LCD ekraan, mõlemad on OLED ekraanid. Ja mis on veel üks kasutamismugavuse poole pealt oluline on see, et kui me oleme tavaliselt harjunud, et meil on 2 valikuketast. Üks on siis siin pöidla all ja teine võib-olla nimetissõrme all, siis tegelikult siin on 3. veel juurde pandud, ehk siis valikukettana teatud siis režiimides ja kasutamistingimustes toimib ka see ketas. Ehk siis reaalselt on siin 3 valikuketast, mida kõike saab siis pildistamise ajal kasutada. Olulistest märksõnadest võiks veel selle kaamera puhul välja tuua loomulikult Wi-Fi, mis on ilmselt saamas üsna standardseks lisaks enamikel kaameratel. Peale selle, mis rõhutab selle kaamera just filmi ja videosõbralikkust, on loomulikult timecoding, mis on siia juurde pandud. Kaadrisagedus on siis, ta teeb OLED 72 megabitti sekundis ja 25-24 bitti. Ja AVC HD teeb ta 50p, küll 28 megabitti sekundis. Hinnaks lubatakse kerele ainuüksi 1200 eurot koos objektiividega siis kuni 2100 ja sealt ülesse poole juba siis, olenevalt konkreetsest objektiivist. Meil kaamera on Panasonic välja toonud veel lisatarvikuid ja just nimelt silmas pidades uut GH3. Nimelt 2 uut objektiivi, millest üks on 35-100 mm püsiavaga 2,8, mis on vägagi muljet avaldav. Ja nagu siin näha on see HD, mis siis peaks tagama, mis tähendabki high definition, mis peaks tagama siis absoluutselt kõrge resolutsiooniga ja terava pildi. Üks oluline lisatarvik, mis on veel toodud turule, on patareitald. Annab see meile loomulikult pikema filmimise ja pildistamisaja ja peale selle, kuna siia on juurde pandud dubleerivad nupud, vertikaalpäästik, ka funktsiooninupud ja muud olulised parameetrite muutmise jaoks mõeldud nupud. Mis on üks asi, mis mind isiklikult natukene üllatab, on see, et kuigi jah, räägime, et ta on väike kaamera ja nii edasi, tegelikult koos patareid alla kannatab päris korraliku sellise tummise tunde, istub hästi kätte ja ta on tegelikult kerge. Korpused on magneesium sulamist, ilmastikukindel, pritsmekindel, tolmukindel siis ja istub hästi kätte ja ütleme tõesti need nupud ja üleüldine käes istumine ja kasutamisvõimalused on vägagi muljet avaldavad. Juures olevat pildilt võite näha, on Panasonic Lumix GH3 kindlasti üks populaarsemaid vaatamisväärsusi täna siin. Meiegi pidime küünarnukkidega teed rajama, et jõuda selle eksemplarini, mida teile näidata.
ja samal ajal me tundsime, kuidas kuumad hingeõhuaurud meie kuklaid kõrvetasid ja vihased pilgud jälgisid, kui kaua me seda kavatseme enda käes hoida.